ühte lõiku tuletan meelde veel täna kuuldud Johannese evangeeliumist. Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal 2 päeva. Johannese evangeelium, kus me täna ka Jeesuse kohta lugemist kuulsime, on täis tohutul hulgal sümboleid, kujundeid, pilte. Ja võikski öelda nii, et siin on Jeesuse lugu ja sõnum mitte sellises ajaloolises vormis meie ette toodud, vaid just pildi keele abil, sümbolite, märkide kaudu. Mitmed neist on sellised ajalikud või aega esitavad kujundid. Me oleme rääkinud siin paar pühapäeva tagasi sellest määratlusest nagu järgmisel päeval, mida Johannese evangeelium ka Jeesuse tegevuse alguses just mitu korda kasutab. Ja oleme rääkinud järgmise päeva tähtsusest. Teekond Kristuse suunas, jumaliku taipamise suunas on selline ajas kulgev protsess, kasvamine. Alati on järgmine päev, ja mis toob midagi uut. Teine ajaline määratlus, mida täna kuulsime, see Samaaria naisega kohtumise loost, on 2 päeva. Kui samaarlased, need, keda toona peeti võõrasteks, põlatud okupandid, ükski lugupeetud inimene ei suhelnud nendega juutide seast. Aga kui nemad tundsid ära Jeesuses õpetaja, suure juudi õpetaja, ja ütlesid talle, jää meie juurde, siis meil öeldakse, et ta jäi sinna 2 päevaks. Johannes kasutab sama väljendit veel näiteks, kes mäletab seda lugu 2 õest, Martast ja Maarjast ja nende vennast Laatsarusest, kes jäi haigeks. Ja kui Jeesusele tuuakse sõnum, et kuule, Laatsarus on haige, siis öeldakse, et ta jäi sinna, kus ta oli veel 2 päevaks. Ja selle aja jooksul Laatsarus suri. Et mõista selle 2 sõna tähendust, 2 päeva, millest võib-olla, kui me evangeeliumi loeme, siis lihtsalt laseme pilguga üle, et 2 ööpäeva, mis seal ikka. Aga kui me mõtleme, et Johannes mitte midagi ei anna edasi juhuslikult ja tema fookuses ei ole mitte ajalooliste sündmuste kirjeldus, vaid sümbolid, siis me jääme seisma ütlema, mida see 2 päeva tähendab. Ja kohe tuleb meelde kõige tähtsam ja kõige erilisem sõnum, mida pühakiri Kristuse kohta ütleb, et ta tõusis üles 3. päeval. 2 päeva olid hauas viibimise päevad. Need on, siis võiksime mõista nii, et tähistavad seda aega, kus kõik vana tuttav on justkui kadunud ja uut veel ei ole. Selline piiripealne situatsioon. Nad tähistavad seda olukorda, kus me ise tegelikult ei kontrolli, mis juhtuma hakkab. Sageli nendes olukordades me oleme abitud. Ka sellepärast, et me ei tea, kuidas ja mis edasi. Jeesus, ta läks samaarlaste keskele, siis toonastele lugejatele võis see tähendada umbes seda, et lammas hundikarja kesk. See on selline olukord, et millega see lõpeb? Pole aimu. Või Laatsaruse haigus. Iga haigus toona võis lõppeda väga traagiliselt. Kui keegi oli haige, siis sealt võis oodata mida iganes.
see on siis piiripealsed olukorrad, kus me ise inimestena oma sellise tarkuse väe ja jõu justkui kaotame ära ja siis jääb küsimus, et aga mis siis jääb? Millega me siin arvestame? Mis on see, mis selle 2 päeva jooksul juhtub ja mis sünnib 3. päeval? Tavaliselt neid selliseid paiku, selliseid aegu ja hetki, mida see 2 päeva tähistab, me endale ei igatse. Me ei püüdle nende suunas. Tavaliselt me püüame neid vältida ja tahame ikkagi, et asi oleks kontrolli all. Et me teame, mis saab, kuidas saab, mida me ise peame tegema. Me teame täpselt, mis juhtub 3. päeval. Aga tänane evangeelium ütleb meile, et just nendel 2 päeval, nendel pimedatel päevadel võime öelda, sünnib usk. Sünnib see tõeline usk, mis ei toetu kellegi väitele või kellegi kogemusele, vaid meie enda kogemusele. Just need piiripealsed hetked, olukorrad, kui meie enda jõud, tarkus ja kontrollivõime meelevald ära võetakse, kohtume vajadusega leida midagi muud siia kõrvale. Ja usk just seda meile kinkida tahab. Et ka siis, kui sa ise ei ole vägev ja tugev, ei valitse seda hetke, tohid sa seisma jääda, sest sa võid oma lootuse, oma toe leida väljapoolt iseenda elu, iseenda võimeid, iseenda jõudu. Kui me seda ei tee, siis nendes olukordades oleme nagu need Münchhausenid seal soos, kes püüavad ennast oma patsist välja sikutada. Ja seepärast see evangeelium räägib meile, kuidas samaarlased just nende 2 päeva jooksul leidsid usu. Hispaania müstik 16. sajandi teises pooles elanud Püha Risti Johannes esimest korda sõnastab mõiste või sellise väljendi või olukorra, see vaimuliku ja vaimse olukorra, mille kohta ta ütleb, et see on hinge pime öö. Midagi väga rasket, keerulist, väljakutset pakkuv, aga samas, nagu ta ütleb, ilma selleta tõelist kasvamist ei ole. See hinge pime öö on siis öö, milles heiastub juba valguse lootus. See on selline öö, mille järel sa tead, et koidab päev. Sa võiks nimetada ka kannatuseks või väljakutseks, millel on mõte. See on tähendus. See ei ole lihtsalt üks kannatus või üks väljakutse, üks raske hetk. Et see on samm millegi tõelisema suunas. Sellel on mõte, sellel on tähendus. Need 2 päeva on siis see olukord, situatsioon, millest me hea meelega läheks mööda, mida me tahaks vältida, aga millest läbi minnes, tagasi vaadates me võime näha, et on meile midagi kinkinud, midagi väga väärtuslikku, mis on meile hästi tähtis. Nüüd, kui me tagantjärgi sellele ajale vaatame. Et ilmselt on siin selle 2 päeva väärtustamise juures oluline ka ootamise oskus. Teinekord öeldakse, et ootamine on nõrkadele, et tugevad võtavad kohe. Tähtis on tegutseda praegu, kiiresti.
kindlasti on selliseid aegu, hetki, olukordi, kus seda tulebki teha. Aga nendes asjades, mis puudutavad meie vaimset ja hingelist olemist, see seesmist inimest, on ootamine suur tarkus. Kiiresti tegutseja, ohjad, haaraja ja toimetaja sellise mentaliteediga võib juhtuda, et me kaotame need 2 päeva ära. Need jäävad olemata ja jääb ka virgumine, ärkvele tõusmine olemata. Kui me seda 2 päeva, seda pimedat aega ei oska väärtustada, ei tunne me hommikut. Me ei saa aru, kui päike on tõusnud. Me ei taipa ka seda, kuhu suunas me oleme kasvanud. Nii kuulub selle usu juurde ja vaimulike asjade juurde ootamine, ka selle aja ja nende hetkede vastuvõtmine, mis meile siis elu parasjagu kingib, ka siis, kui need on meie jaoks rasked. Et täna hindame kõrgelt oma neid pimedaid öid ja paiku, neid teadmatuse päevi, see ebakindlat ootamise aega. Hindame ja oleme tänulikud nende eest, mis on olnud minevikus. Paljus tänu nendele hetkedele ja olukordadel oleme täna siin, kus me oleme. Kes midagi arvavad või küsivad või oskavad küsida Jumala kohta ja sügavamate asjade kohta selles elus. Aga oleme tänulikud ka selle eest, kui neid pimedaid päevi kingitakse meile tulevikus. Oleme juba ette tänulikud, et küllap on elul meile neid varuks. Tänu Jumalale selle eest. Sest nendes 2 päevas samaarlaste keskel, ükskõik kuidas need 2 päeva siis meie ellu järgmisena tulevad, ärme unusta, nendes 2 päevas on Kristus. Ta on ise kohal ja sealt me leiame päris usku. Aamen.